Tere tulemast siis Kultuurigildi 8. pesakästi episoodi. Mina olen Sandriin ja minuga on siin täna Riin Mäesalu. Aitäh kutsumast. Nii, Riin, palun tutvusta siis natuke ennast. Nii vana hea podcaster tõmbab oma plaadi käima nüüd. Tere tulemast kuulama Riin Mäesalut. Mina olen investor, tunnustatud rahatarkuse edendaja ja autor ja igapäevaselt jagan rahatarkust @Riin Instagrami kontol. Taustaks on mul õpetaja haridus, mille ma siis inglise keele vahetasin rahatarkuse vastu ära. Ja endale teadaolevalt ma olen ainuke naine Eestis, kes oma isikliku investeerimisportfelli igakuiselt interneti üles riputab. Meil on teisi naisi, aga need on kas siis jagatud kas abikaasadega või siis nad ei räägi nii täpselt ja nii detailselt. Et mina ikkagi oma seal Riin Mäesalu podcastis tõmban ikkagi nagu sentideks selle jutu. Nii, aga ma küsiks siis sul kohe esimese küsimuse, et kus sul tuli mõte, et alustada investeerimisega? Tead, seda ei saa nii konkreetselt mõõta, nüüd ma alustan, vaid see on selline gradual või siis järk-järguline protsess, kus sul peab mingi huvi tekkima, aga nüüd, kus nüüd näpp külge panna, et kus see nüüd tekkis? Kuidas ma teadsin 2016 aasta lõpus minna sellele investeerimisüritusele, mis tegelikult oli mõeldud TalTechi tudengitele? Mina olin ammu siis juba õpetaja, aga mõtlesin ka, et ma lähen kohale ja kui keegi mind sealt nüüd saalist ukse pealt nagu ära ajab, et mine ära, eks ma siis oleks läinud, aga keegi ei teinud seda, et see oli täiesti avalik üritus, aga et seda nüüd näppu peale panna, et mis hetkel see alguse sai. Aga selline seeme oli selle huviga justkui istutatud ja siis sa hakkad märkama, millele sa oma mõtte suunad, seda sa näed, kas linnapildis, punane auto näiteks, sul meeldib mingisugune, mis iganes, sa hakkad märkama neid autosid või näiteks inimesed, kes soovivad pere, eks ole, hakkavad märkama vankrit kuskil, et see järk-järguline huvi kasv ja siis see julgus ja järjepidevus, ma arvan, sellega see gradually jõuabki sinna, et sa päriselt alustad. Nii et see on nagu hullult hea küsimus, kõik on see, ütle mingi nagu konkreetne hetk, nagu ei ole. Nii, aga kas sa mäletad, et mis oli sinu esimene investeering ja mis sellest ajaga nüüd siis saanud on? Ja siin on nüüd 2 vastust. Ühe ma ütlen ära, et ma olen väga tänulik Eesti riigile, et täiskasvanuks saades sulle juba määratakse kohustuslik kogumispension ehk et teise sambaga liitumine ja siis õnneks tänasel päeval enam sind kuskile halba fondi ei topita, vaid et juba need indeksfondid, mis on siis minu arvates üks mõistlikumaid kohti, kuhu oma raha panna, see ei ole soovitus, see on minu arvamus, eks ole, et seda ma pean siis nagu oma esimeseks investeeringuks ja mis tast tänaseks saanud on päris ilus number, sest et investori jaoks on väga oluline mitte ainult see, kui palju sa seal turul toimetad, vaid et kui kaua sa seal oled. Aeg on investori parim sõber, nii et tänaseks see pensioni summa, mida ma siis olen palgatöölisena kogunud, on siis selle liitintressi moel ja ajaga siis kasvanud päris kenasti ja ma olen alles 37 praegu, nii et see, mis ta lõpuks pensioni jaoks on imeline. Pluss ta on ka pärandvara, eks ole, et ma ei pea muretsema, et kui ma ise varem ära suren, et siis kuhu see nagu läheb pärijatele. Aga teine asi, mida ma pean väga suureks investeeringuks, on see, et ma olen lihtsalt läbi aegade proovinud olla normaalne inimene. Juba põhikoolis saadik, oled uudishimulik teiste vastu, oled sõbralik, loomulikult sa noorena ajad igast kägu ja juhtub igasugused asju ja need hormoonid seal 2 kõrva vahel ja keres alati ei soosi seda, aga suures plaanis, mida ma olen tähele pannud, mida mulle väga tihti sõbrad ütlevad, sa tead kõiki, kuidas sa, nagu ükskõik kuhu sa lähed, kedagi sa ikka tead, aga ma olen nüüd lahti lukustanud selle, et tegelikult inimestega suhtlemine, nendesse võrdselt suhtumine, just vahet pole, mis tal seljas on või mis telefoni ta kasutab või veel hullem, mis ta perekonnaga toimub, vaid et mis inimene ta ise on ja siis seda võtta, seda kontakti kui olulist kontakti ja siis see hakkab ka ju ajas kasvama, sa ei tea iialgi, millal see Eestis see inimene kas üle laua sust istub või mingisugune koostöö või minul näiteks õpetajana täna ma käin ringi, mõned tudengid on megatuusad influkad, on ju, sul on juba nagu mingid seosed ja muidugi ma saan aru, et mina tulen Kesk-Eestist Kärust, sealt edasi ma liikusin Raplasse, Rapla on niisugune Rapla maakonna koht, kus kõik siis tulid kokku ühte kohta ja edasi Tallinnasse ja erinevad huvid, hobid, et inimesed on väga oluline osa sinu teekonnast ja palju kiiremini saab koos edasi, kui see üksinda. Nii et ma pean seda konkreetselt ka tegelikult täiesti mõõdetavaks investeeringuks.
ei, ma olen ja täiesti nõus, et head tutvused on alati kõige alus. Ja usu mind, sul jääb meelde see pulli, sul jääb meelde see üks inimene, kes sulle, ma ei tea, halvasti ütles või eriti see kujunemise aeg põhikool, gümnaasium, et kes, ma ei tea, tegi mingit nalja, sest ta ise oli ebakindel, aga sulle mõjus midagi, see ei lähe su meelest ära. See ei tähenda seda, et sa pead olema 50 Centi moodi peti, et seda dokumentaariumi sellest, kui halb inimene ta on, mis on väga okei muideks minu arvamusest sellest, aga et sa võid selles juhtumis ära rikkuda mõned tulevased väga kasulikud inimsuhted. Ja. Ei, ma olen täiesti nõus sinuga. Aga kuhu sa näiteks praegu tänapäeval siis investeerid? No sellega on praegu hea, et sisult, kui ma siin praegu üldse mingisuguseid investeerimismõtteid jagan, hetkel on Finantsinspektsiooni heade ja halbade tavade dokument, mustandina juba liigub, eks ole, mis sellest nüüd saab, me ei tea, et vaatame, loodame, et terve mõistus võidab ja rahatarkus Eestis ikkagi säilib ja noortel ja kõigil on võimalik seal ligi pääseda, aga ma sellegipoolest võtan selle julguse praegu kokku ja ütlen, et minu arvates on kõige mõistlikum investeerida nii, et sa tead, kuhu su raha läheb, sa saad aru, mis sellega tehakse, ta on hajutatud, et kõik munad ei ole ühes korvis ja see hajutatus võib olla siis näiteks ülemaailmne. Et minule väga-väga meeldivad maailmaindeksi aktsiad. Aga kuidas sa hindad Eesti noorte teadmisi rahatarkuse teemal tänapäeval siis? Eesti noored, ma arvan, on selles mõttes senimaani. Meil on ju kas või Baltikumis ülitugev rahatarkuse kogukond ja see info kättesaadavus, mida sa saad rakendada siin, varasemalt oli see, et olid mingid ingliskeelsed raamatud või mingisugused kuskilt radari alt jooksvad mingisugused TikToki kontod, kus aegse igast pläusti ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes ma arvan, et tänapäeva noor minuga võrreldes, võtame siis 37 miinus 20, 17, võtame veel nooremaks sealt. Või sees on inimesed, sest infot jagub, kõik on juba mingid ämbri läbi kolistanud ja on piisavalt teada, need toimivad rahulikud, mõistlikud sammud, mis sa saad teha, et oma raha kasvatada ja siis kas või eesmärgiks võtta, et inflatsiooni vastu seda kaitsta. Rääkimata sellest, et sa saad kogemust juurde, sa saad aru, kuidas kapitalism toimib ja nii edasi, et kui on omal selline väike nahk kuskil mängus, siis selle võrra on palju lihtsam kursis olla, sest et sa oled ise mängus sees, kui sa kõrvalt vaatad, siis sa ei pruugi aru saada, mida need emotsioonid tähendavad. Aga mis mulle hirmu tekitab, on see insert swear word here, krüpto, mis minu jaoks on väga keeruline instrument iseenesest ja seda ei reguleeri miski, ta ei ole otseselt ju finantsinstrument. Nüüd aga, mis see mure minul seal on see, kui minnakse liiga julgeks sellega. Samal ajal noorena, jumala eest, tee mis tahad, katseta, kuniks keegi ei sõltu sinust, ei lemmikloomad, ei pere, ei lähedased, ei mida iganes, sa oledki me myself and I, et sa oledki ise enda boss sõna otseses mõttes, see ongi aeg, kus võtta riske ettevõtluses, mis iganes investeeringutes asjades, aga mina kutsun ikkagi korrale seda, et kas on vaja hullult lahmida, et ainuke jumal maailmas on krüpto ja nüüd siis kütame ainult sinna. Et see litakas võib lihtsalt liiga valus olla ja minu seda hirmu mis see põhjus on, äkki see hirmutab nii ära, et sa ei teegi enam uuesti algust, sa oled nii pettunud ja nii haiget saanud, et sa nende sammude najal justkui jätad suure ampsu oma noorest elust, kui sa lähed tööle, hakkad palka teenima, et sa ei usalda seda investeerimist kui sellist enam, et see on minu see võib-olla kõige suurem see hirm, et katsetada võib loomulikult väikeste summadega. Aga kuidas mõjutab sotsiaalmeedia noorte finantsteadmisi ning kas noortele suunatud rahatarkus on meedias piisavalt kajastatud? Selle esimese poole pealt, et noored ja sotsiaalmeedia rahatarkust liigub seal kindlasti. Nüüd on see küsimus selles, et mis kvaliteediga see seal on. Mina näiteks ka loomulikult ju näen, mis toimub meedias, sotsiaalmeedias, mida jagatakse, kui vähe kontrolli seal on selle allika tuvastamise osas, et kus kohas see info tuleb, kas see on inimese isiklik arvamus, kas see on mingisugune põhjendatud arutelu või tulem või järeldus, kuhu jõutakse, et tuleb olla, ma mõtlen, et kohal ja kursis, aga hästi kriitiline sellega, mida sa tarbid. Mis see teine pool oli sul küsimus? Kas noortele suunatud rahatarkust on meedias piisavalt kajastatud?
Noortele suunatud meediasse, ta kindlasti on olemas, noortele suunatud, meil on kasvõi ju raamatuid välja antud, näiteks, mida mina lugesin üle 30-aastasena, oli Money, koer nimega Money raharaamat, mis tegelikult annab sulle baasteadmised väga hästi, aga nüüd, et kas meedias, ma arvan, me anname endast parima, et noored teaksid, Eesti Pank korraldab noortele, meil on erinevad ministeeriumid, kes noortele suunatud tegevusi teevad, võtame Swedbank avas just uue selle rahatarkuse keskuse, et tegelikult sellega toimetatakse, aga ma kujutan ette, et see Eesti veidi selline tabuteema rahasse suhtumises, see mõjutab ja nüüd ongi hästi oluline, mis tuleb nüüd mängu, on see, et kust sa tuled, kes on su pereliikmed, kes on su sugulased, kes on su sõbrad. Et mul on tunne, et praegusel juhul sul on suurem eelisseis sellega, kus koolis sa käid, milliste inimestega sa oled eraelus ümbritsetud, kui see, et mida meedias räägitakse. Praegusel juhul ma tunnen. Ja see teebki siuksed süvendatud nagu käärid vahele, et ma just tulin ühe advokaadibüroo koolituselt, kus räägiti pärimisest ja sellistest testamentidest, asjadest, kus võibki juhtuda, et kui ei ole nagu see perekonna loterii väga hea, siis sa võidki olla 3-aastasena näiteks külmutatud kontodega Eestis isik, kellel on kellel on võlad, eks ole, mitte maksuga, vaid lihtsalt võlad üleüldiselt. Et see ei tasu alahinnata seda, kus mis iganes loodus, mingi kokkusattumus, mingi kosmiline, ma ei tea, mis asi viib sind sinna kohta, kus sa oled juba eos golden või siis kuldsamas olukorras, kui on mõni teine, kes ma ei tea, samal ajal, kui üks noor näiteks saab koolis käia rahulikult ja saab tegeleda õpingutega, teine noor samal ajal vaatab, kuidas ta kodus võib-olla väiksemate õdede vendade eest hoolitseb, neile süüa teeb ja siis on veel õpingud kuskil. Et see, et mul tunnen, et sealt läheb nagu hästi palju juba need teed nagu laiali, et kust sa tuled. Aga mis on need sellised siis turvalised allikad, et kus siis nagu iga noor saakski rahatarkust, erinevaid finantsteadmisi siis teada? Vot täpselt. Meil Eestis ei ole hetkel veel kehtivat mingit regulatsiooni, et kellele anda see tempel, eks ole. Need, kellel on litsentsid, on investeerimisühingud ja pangad. Kuna ma ei sõltu kummastki nendest, siis mina jään erapooletuks ja mina ütlen seda, et vahel mul on tunne, et need 2 siis tegelevad pigem kasumi kokkuajamisega kui sellega, et see rahatarkus oleks päriselt neutraalne ja inimesele antakse võimalus teada saada kõige soodsamatest variantidest, et turult siis see keskmine jutumärkides koju tuua, ehk et võtame kas või need Luminori müügimennad selle kaubanduskeskuses. Mina ilmselgelt nendega enam vaielda ei viitsi, see on lihtsalt õudne, kuidas surutakse inimestele sellist ebaadekvaatset raha käitumist kuskil kaubanduskeskus. Inimestel on kiire, kellel on võib-olla madala enesekindlus, ta ei julge ei öelda, et ärge tüüdake, mina kõnnin lihtsalt teist mööda, ma ei tee nägu ka, et need olemas on. Et võib-olla mida jälgida on alguses mitte lahmida, vaid et mitut allikat lugeda ja vaadata, kas tekivad mingisugused ühisosad, jälgida üleüldse seda inimest, ka näiteks võtame Instagramis, eks ole, meil on rahatarkuse jagajaid, vaata, milline ta see käitumine on, kas ta pigem ainult müüb midagi, kas ta müüb kuidagi midagi kuskil mingi paywalli taga, et see on mingi subscription ja mida ta seal sees teeb, et kui sa oledki sinna sattunud ja vaata ja võrdle, mida teised teevad ka. Et loomulikult eksimine on inimlik, eks ole, kui sa võtadki mingi info ja siis oletame, usud seda ja selle järgi toimetada saad vastu pükse, elu õpetab, loodetavasti tegemist oli väga väikeste summadega, rääkimata sellest, kui on alaealised, siis niikuinii sul on vaja ju lapsevanema luba, et sa võiksid üldse mingisuguseid tehinguid kuskil platvormidel teha, aga et selline usalda, kontrolli, jälgi, katseta ja vaata, mismoodi sa ise tunned, kas sa oled parasjagu mingisuguses davai, let's do this, keegi lihtsalt motiveerib sind nii ülesse ja sul on mingi mega möll, hakkad kohe toimetama, aga tegelikult sa nagu kaine mõistuse jätad kuskile varna või siis see, et lihtsalt hinga sisse välja. Sest tegelikult investeeringuid peaks tegema niimoodi, et sul on 0 emotsiooni. Käisin Kristjan Liivamägi loengutes paar aastat tagasi ja tema ütles, et kuidas tema emotsionaalsetes olukordades käitub. Tema läheb arvuti juurde,
oletame, et tal on mingi mõte midagi teha ja ta tajub niisugust nagu, et see ei ole neutral, see ei ole rahulik, sul on mingisugune mure, mingi elevus, mingi mis iganes seotud siis investeeringuga, parim asi, mis sa saad teha, on lihtsalt kõnni minema sealt arvuti juurest. Ja siis tuled uuesti tagasi. Nii, ikka on mingi, emotsioon on laes, ma ei mõtle selgelt, fine, lähen tagasi. Et selline enesekontroll pluss allika kontrolli sinna juurde siis. Ja muidugi, mida vaadata, keda mina näiteks usaldan Eestis, on Tulevaühistu. Ma olen ise seal Tulevaühistu nõukogus ka, aga ma ei saa tasu selle eest. See on täiesti vabatahtliku töö ja mina seisan siis teiste liikmete eest seal. Et see, mida Tuleva on suutnud Eestis teha, sisult pitsitada pankasid, langetada teenustasusid, koos me olemegi tugevamad ja see ongi see koht, kus mina usaldan, mida nemad teevad, sellepärast, et nad ei mängi mingit musta mängu kuskil pankade tagatubades, mis mulle endale nagu väga sümpaatne on. Niisugune allika kriitilisus, ma arvan, jah. Aga keda sa veel näiteks siis Eestis jälgid või mis raamatuid sa loed kõik rahatarkuse investeerimise teemal, et mis näiteks siis teised noored ka siis, kes on huvitatud sellel teemal, et saaksid nagu lugeda ja ennast harida siis kogul sellel teemal? Jaa, sellise vaimse tervise poole pealt, näiteks raha ja vaimne tervis või selline raha ja ma ei tea, psühholoogia, ongi Morgan Houseli rahapsühholoogia. Kui sa ei ole raamatulugeja, siis kuula selle mehe mõnda podcasti. Mina näiteks teen seda Diary of a CEO, on hullult hea podcast, mida ma kuulangi just, kui need raamatuautorid seal käivad, sest sa saad selle gisti või selle põhimõtte, sa saad sealt kätte ja eriti kui sa ei ole selline püsiv, nagu mina olen. On ju. Et see raamat on üks ja miks ma seda oluliseks pean, on see, et mul on väga kahju jälgida seda, kuidas noortel see välimus või mis asjad sul on või umbes, et kellega sa suhtled, justkui määrab ära sinu väärtuse ja ma olen ise ka sellest taustast läbi ju tulnud, eks ole, minu ajal oli see, kui sul olid Nike'd ossud jalas, siis sa olid lihtsalt jumal, on ju, et täna on see, et ma ei tea, lähed kuskile Paavlisse ja saad 2 euroga mingid Nike'd jalga, et mis on väga okk, on ju. Ja see käib, see noorena, eks need klikid ja kambad ja ma ei ole spetsialist selle koha pealt, ma ei tea. Aga et see rahapsühholoogia raamat võib-olla annab maast ja madalast selle info sul edasi, et sinu väärtust ei määra sinu väärtus rahas või midagi, et sa oled inimesena ole lihtsalt normaalne, et see naabrist paremaks elu, Morgan Housel toobki välja selle, et suurem tõenäosus finantsilise pankrotti minna on inimesel, kelle naaber saab lotovõitjaks. Lotovõitja kõik need autod, riided, jahid, reisid, eks ole, ja siis sa kõrvalt vaatad, tahad ka, on ju, ja võib-olla minetad selle mõistliku lähenemise. Nüüd sisuloojatest, keda mina vaataks just noorena, on Ilona Tint. Tema on rahatarkuse jagaja, kellel on noorsootöö taust, mis mulle hästi meeldib, et tal on see eetikataju ja see mõistmine ja oskus. Et kui teil ka näiteks koolis tahate teha mõnda, ma ei tea, kas te olete juba teinud, on ju, et tahate teha mõnda rahatarkuse sükest mingit koolitus või ta ei tee sükest loengut, vaata, ta istub seal 45 minti ja räägib, vaid et ta teeb nagu sükest aktiivset asja. Võtke ta punti, ülikool ja ta on selline, kes ta ei hellita nagu, vaid ta nagu väga selgelt põhjendab ära ja julgustab seda unistamist kas või. Siis seda Bodo Schäferi koernimega raha siis peaks olema, kui ma nüüd ei butšerda midagi ära siin. See on see hea raamat, mis annab sulle see põhimõtte, kuidas see raha kasvatamine toimib, see oleks hea variant. Kui sa juba praktilisemaks lähed, siis Kristi Saare, kuidas alustada investeerimisega, on väga selgroog või selline variant, mida lugeda ja mida ma ise veel lisaks. Et raamatud on hästi palju, aga kui sa oled selline rahulik turgudega kaasa mineja, siis sellist, mina kauplemisest ei arva praegu mitte midagi. Krüptost ma ei arva hetkel praegu mitte midagi. Et mul seda moodi raamatuid ma üldse ei otsi praegu lugeda. Et ma arvan, need oleks üksed. Hoida eemale võib-olla nendest, kes ebaeetiliselt mingid crappi internetis või Instagramis teevad. Väga head soovitused. Aga paljud noored pelgavad investeerimisega alustamist, sest kardavad investeerimisega kaasnevat riski või raha kaotamist. Kuidas siis nagu nendest hirmudest võiks siis üle saada, et mis sa arvad?
esimeseks tunnistada, et hirm on täiesti okei reaktsioon. See on sinu emotsioon, mida sa valida ei saa. Nüüd on küsimus, mis sa selle tundega peale hakkad. Tunded tulevad, igasugused emotsioonid. Nüüd, mis mind näiteks aitab nende tunnete lahti analüüsimisel, ma olen selline kirjutaja, kui su mõte liigub kiiremini kui paber ja pastakas, võta Notesi äpp lahti, toksi sisse see, mis iganes sul parasjagu peas toimub, et sa jõuad selle kirjutades lahti võib-olla mõtestada, et kas see on üldse põhjendatud hirm, mida sa kardad, mis see on, vaata sinna sisse. Sest lõpuks, kui selle hirmule otsa vaatad, siis see hirm on ka siuke, et nagu, okei, fine, ma vist ei ole üldse nii hirmus, enam sul hakkab endale igav, et see mu tunne saab vanaks. Teiseks, mis on mõistlik kindlasti teha, on mitte jääda siis lõpuni lugema ja sotsiaalmeedias sisu tarbima ja kuulama mingit podcasti asju, siis samal ajal aeg läheb kõik edasi. Aga kui sina tehinguid juba, või nagu ei katseta juba väikeste summadega, siis tegelikult aeg juba läheb käest ära. Nii et ütleme, alaealise puhul, sul on lapsevanema luba vaja selle jaoks, et toimetada, et mikrosummadega alustada, pisikeste rahasummadega, et lihtsalt tajuda ja õppida tunnetama, kus sinu piir läheb. Ja rääkimata sellest, mida me ei saa võrrelda, on see, et kus see raha tuleb sulle. Kas see näiteks on sul suvetööl teenitud? Olid reaalselt orjasid kuskil teenindajana kuskil suvekohvikus asjad, et see raha on juba nii raskesti tulnud, just mõtlen aja ja see energia suhtes. Mina olen seda meelt, et raha võiks kergesti tulla, eks ole. See on palju lihtsam suhestuda. Et hirmud on okei, tegele hirmudega, alusta väikeste summadega, ära topi sinna raha, millest sa aru ei saa. See on kõige hullem variant, sest siis see pettumustunne tuleb koos sellega, et rahaga enam ei ole. Et seda proovida vältida, aga mitte jääda ka hirmudesse kinni. Ja noorel, kes on juba siis 18, nagu ma enne mainisin ka, siis tegelikkuses rahatark inimene esimese asjana, kui ta teenib palgatulu, ta teeb oma pensionisambad korda. Et näiteks ongi 18-aastane inimene, võib-olla ta alles lõpetab gümnaasiumit, aga üks suvi enne on juba tööl, siis tegelikkuses tasuks vaadata, et pensionisambad oleks korda tehtud, mis see tähendab kogud indeksfondis, madalate tasudega. Tuleva.ee lehel on teise samba, kolmanda samba kalkulaator asjad, sa saad aru, mida see maksuoptimaalsus tähendab, et ei tasu kinkida riigile raha, mis on sulle mõeldud. Ja kui võiks tekkida küsimus, et mis mõttes riik sükst asja lubab, siis kui me vaatame rahvastikupüramiidi, siis me saame aru sellest, et aina vähem inimesi sünnib. Eestis rahvastik ju kahaneb kogu aeg ja tänase pensionäri pension tuleb ju tänase töötaja palgafondist. Ehk et väga tore, et sul on pensionisambad ja need on korda tehtud, aga sa pead aru saama, et ilma nendeta, sa jätad nii suure võlu kasutamata, mis sest, et sellele läheb mingisugune 30, 40, 50 aastat võib-olla, mille sa enne kasutama hakkad seda. Sest finantsvabadust me hakkame tagantpoolt ettepoole planeerima. Aga millised on noorte jaoks kõige turvalisemad ning parimad investeerimisvõimalused? Et näiteks olengi 18-aastane noor, ma võtsin ette, et ma tahan nüüd investeerimisega alustada, et mis on sinu nõuanne või nii-öelda soovitus, et kuidas selle kõigega siis alustada? No võt, see on see, et nõuanded ja soovitusi mina anda ei tohi. Mida ma saan jagada, on see, mida mina arvan. Ja minu arvates ma tulen taaskord selle grammofoni jutuga kaasa, jätkan sama plaati, pensionisambad korda. Et kui sa teenid palgatulu, siis sa maksad tulumaksu. Nüüd seda tulumaksu ära kinkida või selle najal arvutatavat sotsiaalmaksu ka riigile kinkida ei ole mõtet, tee endal pensionisüsteem selgeks. Ma saan aru, pension ei ole üldse seksikas, see on nagu mingisugune, issand jumal, mida te räägite. Aga point on selles, et ei ole tõenäoliselt tulusamat investeeringut noorena, mida teha, kui sa hakkad juba 18-aastaselt või siis esimesel palgatööl juba kohe need asjad hakkavad, sest aeg on, nagu ma ütlesin, investori parim sõber, et lõpuks oletame, et on väga hea finantskäitumine just selle teise ja kolmanda samba korda tegemise puhul, siis sul on säästumäär võimalus juba tõsta 25%-ni brutopalgast, mis on imeline protsent, sul on veerand palgast, mis läheb juba investeeringutesse ja kuniks riik seda võimalust pakub, siis minu arvates oleks täiesti rumal ära kinkida seda varianti. Eriti seda teades, et teine kolmas sammas on sinu isikukoodiga seotud vara. Seda ei saa keegi sult ära võtta.
Küll aga, kui veel ei ole näiteks palgatulu, eks ole, et sa ei käi veel tööl, siis mida ma olen näinud, mida lapsevanemad on teinud, siis kui noorel ise hakkab huvi tekkima, eks ole, suruda ei saa kedagi, sa pead ise olema huvitatud sellest. Mida ma olen näinud, on need mugavustooted, mis näiteks on LHV-s on kasvukonto, mida saab teha, et sinna valitakse võib-olla 1-2 fondi, laps ise võib-olla otsustab, mida ta soovib, aga ta ei saa neid tehinguid teha ilma lapsevanema nõusolekut, et see peab olema see konto loomine juba läbi lapsevanema sa pead lapse konto õigustama või siis kinnitama läbi lapsevanema konto. Ma olen ise seda kõrvalt näinud, kui seda on tehtud. Et seda viisi, et a la väiksest taskuraha osast juba hakata midagi siis. Aga seda nagu ma ütleks ainult sellisel juhul, kui et sul on päriselt endal huvi, et kui see tekitab pigem stressi sellist, siis leian mingi muu variant. Et paljud lapsevanemad, keda ma tean, investeerivad lastele justkui enda portfelli osana, aga kui on ikkagi endal huvi tahe, siis ma julgustaks rippuma seal varruka otsas, kuni lapsevanem tuleb kaasa ja kas või võtke siis koos mingi konsultatsioon kuskil kellegi juures, et aru saada, et mis see laps tahab. ja lapsena ma mõtlen seda, et mitte üldse üleolevalt öeldes, vaid lihtsalt seaduse silmis on alaealine. Seda ma mõtlen seal juures. Aga mis sa arvad näiteks siis aktsiatesse või kinnisvarasse investeerimisest, et kas on hea mõte? No kinnisvara puhul on see lävend on esialgu ju selline, et kus see raha tuleb, et seda kinnisvara osta, et võtleme siin Tallinnas, see kinnisvara hindade tõus, mis on olnud viimase 10 aasta jooksul, on ju meeletu trall, et see lävend võib-olla ei ole nii lihtne kätte saada, aga ütleme mingi, mina näiteks usun elus täiega sellest, et sul on mingi faasid, on ju, ütleme mingi hustle periood, paned hullud raha kõrvale, teenid, tõmbad oma palga üles, et peale kooli siis on ju. Et kui on ikkagi keskharidus oluline ja tahad edasi õppima minna, siis selleta ei saa, et sa ei saa seda unarusse jätta, on ju. Ja muidugi, mida tasub meeles pidada, on ka see, et kui sa mis tähendab, see kinnisvarasse sisenemise lävend on nii kõrge. Ega me hakkame vaikselt liikuma juba ülejäänud Euroopaga samasse takti. Et see, et mina käisin ülikoolis 2007–2012, mis tähendab seda, et sel ajal mina ise, eks ole, minu ealised ostsid Tallinnasse kinnisvara. Ja lihtsalt nagu reaalselt Gonsiori tänav, mingisugused kakumäed, värgid, siis, et see ei ole enam norm, et seal sisult mingi 20 veits üle inimene ostab sükest kinnisvara. Aga vanasti lihtsalt see palkade suhe, kinnisvara laenud ja kodulaenud intressidesse lihtsalt oli hoopis teissugune. Et ei tasu ennast materdada, et ma lasteaias juba endale korterit kesklinna ei ostnud, on ju. Aga aktsiad ja sellised asjad, jällegi, kui sa oled alaealine, sul niikuinii on lapsevanema nõusolekut vaja, et seda investeerimiskontot avada ja väärtpaberi lepingut teha pangaga. Aga jällegi saa aru, mis ettevõtetesse sa tahad näiteks siis panustada ja mis on need summad, millega sa üldse mängida saad või tohid. Et see koostöö, ma arvan, seal oma vanematega käib väga suuresti teemas kaasas, aga nüüd on see point, aga kui vanemad ei ole investeerinud, eks ole, siis näiteks pange koolis kokku mingi punt, rahatarkuse klubi, hakake vaikselt otsas pusima, et sa ei ole üksinda selles asjas, sest üksinda kõige hirmsam, võib-olla sa ei saa aru, et sa teed mingi vale otsuse ja õige vale, vaat siin ongi see, et mina ei saa soovitada, mina ei saa öelda ja ega te omavahel ka teete seda rahatarkuse klubi, te ei tohigi omavahel öelda, et mingi osta seda on ja or else on ja või mingid eriti selliseid nalju ei tohi teha on ja. Et ega enne kätt valgeks ei saa, kui sa ise seda ei katseta läbi ja mõtlen, ma ei tea, mis need taskurahad tänapäeval üldse olla võivad, eks ole, et mis need summad seal olla võiksid, aga mõtleme, et kui vaatame Eestis Balti börsi, minul omal ajal oli eriti äge minna näiteks Selverisse, kui sa omasid aktsiaid või LHV teenuseid kasutada, kui sa omasid aktsiaid. Et mina enam üksikaktsiate puhul, ma lihtsalt tunnen, et ma ei suuda järge pidada nendel majandusaasta aruannetel ja mingid suhtarvudel ja asjadel. Ei, ma seda ei jaksa teha. Aga samas ma olen teinud, mis tähendab seda, et ma õppisin sellest ja ma ei läinud sinna suurte summadega sisse. Et alustada saad ka Balti börsil reaalselt mingi paari euroga. Et siis, et läbi mõelda ja jällegi, ma ei tohi neid soovitusi ja nõuanded ju anda, eks ole. Aga mis on selge, sa ei saa teadmiseid ja kogemusi, kui sa
ei tee midagi, et kogemusi saada, nagu nõiaring muidu on ju. Aga ma liiguksin nüüd edasi, et ma tean, et sa viid ise ka läbi investeerimismatkasid ning kas sa võiksid palun täpsemalt rääkida, et mis need täpsemalt siis on ning kuidas sa sellise idee peale üldse tulid? Esiteks ma ütlen selle ära, et mina elu sees ei osanud näha ennast ettevõtjana. Võib-olla teie koolis on teistmoodi, võib-olla teie pundis on teistmoodi, et see on nagu norm ja on võib-olla mingisugused kursused või grupid või mis iganes te siin teete. Minule see mõte, et ettevõtjaks saada, jõudis alles 30+, et siis, kui ma selle rahatarkuse maailmas sisenesin, sain aru, et okei, et ma võin actually olla iseenda boss. Et ma ei pea minema palgatööle. Ja teine asi, millesse ma koperdasin, on see, et on vaja geniaalset ideed, et sul on vaja mingisugust eriti originaalset lahendust mingile olukorrale maailmas, alles siis nagu copy the out of anything, eks ole, lihtsalt tee paremini. Võta mingi idee, täiusta seda ja pane minema. Ja rääkimata sellest, et aga kuidas ma saan, et turul on juba nii palju, järelt on turgu, järelt on ostjaid. No näiteks ma ei tea, noortele mida teha, et lapse hoidmine või koerte jalutamine, aga neid on nii palju ju. Järelt on inimestel koeri palju, järelt on inimestel raha, et maksta selle eest, sest nad ise ei jaksa või ei jõua oma koertega jalutamas käia. Et selle otsa takerduda, et see ei ole originaalne idee, on nagu kõige hullem, kõige kulukam, ma ütleks, aja ja finantside mõttes, et need finantsid, mis jäävad teenimata ja see aeg, millega kogemused jäävad saamata. Ehk siis sealt edasi hakkasin mõtlema, et kuna ma Aegviidus elan ja mulle väga meeldib metsas jalutamas käia. Hästi rahustav, sul ei ole seal mingit müra, sul ei ole seal teisi inimesi palju, vaid siis ainult teretavad matkalised, kes siis tulevad vastu või lähevad sust mööda. Ja see rahatarkuse teema, koolitamas käiakse ju kogu aeg. Kuidagi hakkasin mõtlema, et aga äkki läheks jalutama ja siis, kes tahab tulla, kas siis 2, 3 või ettevõtted, kes mul käivad tööüritustena, et lähme lihtsalt teeme metsas neid asju, mitte siis seal kuskil umbses saalis. Ja sellest saigi mõte ja täiesti lähebki peale, et mul eriti meeldib, kui käivad perekonnad, kus on näha, et kas siis 1 või 2 on sellised nagu need vedurid, kes on siis oma jala sinna rahatarkuse ukse vahele kuidagi saanud ja teised nagu ei taha kaasa tulla, siis mina saan olla see üksi see neutraalne, kes lihtsalt siis paugutab seal erinevaid mõtteid ja siis sa vaatad neid pilke seal perekondades, et kuidas on mingi, kas on mingi, I told you so, või mingi, oh my god, ma ei teadnudki, et mingi, oi, meil on see vaja korda teha. Et mina matkadel ei räägi sellest, kuhu ma raha panna, vaid ma räägin sellist üldist rahatarkust, et ongi see enesekindlus alustamiseks, julgus pankadega näiteks arutada oma kodulaenu leping üle, bossilt raha juurde küsida, kui sa ise oled enda boss, eks ole, aru saada, mis need probleemid on. Näiteks üks raamat Palgatööga rikkaks, Ekkel Ainsalu. Mulle väga meeldis see, sest et see õpetab sind läbirääkimisi pidama. Et sul, kui palju sul on vahel olukord, et on mingi nägelus või mingi nääklus või mingi veits stressi rohkem olukord ja siis lähed koju tursi alla ja tulevad mingi, ma oleks võinud seda öelda. Oi, kus ma nüüd vastaks talle, aga stressi olukorras sa ei ole valmis nendeks asjadeks, sest sa ei ole ette valmistanud. Nüüd su ainuke trump selle olukorraga on lihtsalt ette planeerida, kui tuleb siuke vastus, mis ma siis ütlen? Kui tuleb siuke vastus, mis ma siis ütlen? Kui ta ütleb niimoodi, ma olen valmis. Kas või ma ei tea, toon oma elust näite, ma ostsin Enduro crossika endale, mul on motokrossi võistleja taust, aga enam ma ei võistle, ja siis mõtlesin, ma tahan niisugust rahulikumat pilli. Ja siis müüjaga, mul oli ette planeeritud, ma teadsin, ma panen esimese hooga nagu küsin hullult alla, ilmselgelt sealt tuleb ei, aga nüüd mis on see minu vastus sellele, et mitte ei ole mingi kökmökk. Ehk et nendes investeerimismatkade jooksul sa räägid nii paljudest olulistest asjadest, sest ei ole ainult raha. Rahatarkus ei ole ainult raha. Rahatarkus on suhted, otsused, mis asjad sul on, miks sul need asjad on, mis sul ajus toimub, kas sul on raha, et oma vaimse tervise eest hoolitseda, kas sul on raha, et ma ei tea, lemmiku eest hoolitseda, kui ta peaks terviserike tulema, kas sul on meelerõhufond, kas sa ainult hustlid ja sul nagu tunneli otsas seda valgust ei paistagi või mis hetkel sul see kergendus ette tuleb, et see teenitud vili. Ja räägime, mis asi see teenitud vili on? Kas peab olema nagu mingi ekstra sündmus selle jaoks, et midagi välja teenida või? Äkki sa lihtsalt oledki ja sellest piisabki, et sa oled väärt seda. Et me selle enda väärtuse kipume täiega siduma sellega, et
ma ei ole piisavalt teinud, eks ole. Sa seda latti võidki lõpuni jääda lükkama. Ma julgustan nagu mitte sinna lõksu kinni jääda, et kogu aeg läheb see nagu see eesmärk eest ära, sest lõpuks sa põled lihtsalt läbi. Ja kes siis neid asju teeb? Mitte sina, sest sa oled lihtsalt täiesti küpse. Et sealt mul tuli see mõte siis, et ma näen ennast ettevõtjana, vaikselt toimetan. Muidugi ma ei saa nimetada ennast otseselt ettevõtjaks. Jah, mul on OÜ on ju, või 2 isegi. Aga et ma siis vabakutselise vormis teen siis ettevõtlust pigem, et seal on. Aga samas mõni ütleb, et sul ongi toode või teenus, sul on ettevõte, arved esitad, tulu laekub, palun väga. Ja mina julgustan täiega ettevõtlust katsetama, eriti kui sa kahtled, et kas see on mulle. Jumala eest, kes siin? Eriti kui sul on veel mitte midagi ei sõltu otseselt sellest. Küta peale. Aga mis on need peamised nii-öelda küsimused või probleemid, siis, millega inimesed sinu poole pöörduvad siis investeerimismatkadel? Et see ei olegi... Paljud on see, et nad ei tea ise ka, mis need probleemid on, vaid et mina siis olen see, kes valgust näitab mingitele tegemata asjadele, ütleme siis varasuhted näiteks, kui on abikaasad. Või kui on lapsed peres, nüüd lähen siin natuke veeldi laiemaks kui noortele suunatud, aga jällegi igast asju juhtub elus, eks ole. Et ei ole läbi mõeldud mingid elementaarseid asju. Need on need kohad, kus mina siis olen see, kes sinna selle haava peal ikka nagu mõnusalt sorgi peal otsa juurde, karabin selle kooriku maha ja see tuleb korda teha. Jällegi ütlen uuesti, advokaadibüroostust tulin, kuidas noored ei mõtle selle peale, et nad võiksid mingil hetkel surra, eks ole. Asju juhtub, ma arvan, et haiglates statistika sa võid välja võtta, mis need keskmised vanused on, aga sul pole klaaskuuli, sa ei tea, on. Et juba varakult hakata mõtlema sellega ka, et kaardistada ära, mis sul on, kellele need lähevad, et pered ei läheks tülli, et maast ja madalast kõik oma sellised sambad korda teha, vara, suhted, enda vaimne tervis, töö, sissetulek, et mitte üheski teemast ei ole liiga vara mõelda. Ja need on need asjad, mis inimestele nagu ootamatult tulevad, et mingi, issa ma ei tulnudki selle peale. Et kui palju on peresid, kes lähevad tülli, kui pärimisasjad pole näiteks selged. Et sellised asjad pigem need elulised osad või julgustada näiteks kandideerida kuskile tööle. Et ei julgeta, ei teata, mida teha või näiteks on vanus, on kas siis liiga noor või liiga vana, ise arvatakse, aga tegelikkuses sa võid selles elus, mõtled, mitu karjääri ma teinud olen. Alustasin õpetajana, siis ma läksin IT-sse, mul on see rahatarkus, ma olen 37, ma olen 3 karjääri juba teinud ja ma selles elus tõenäoliselt teen võib-olla 2 või 3 veel, ma ei tea, vaatab, et seal ei ole seda mingit ühtset blueprinti, millega need inimesed tulevad, mis mured neil on või et milline inimene sina pead olema. Küsimus on see, kas sa oled rahul ja õnnelik ja rõõmus ja kas sul on see eneseteostus, et arvataksegi, et kui sa teed konsulti või midagi mentorlust, et siis on ainsad teemad, millest räägitakse, on kuhu raha panna. Aga see on nagu lihtsalt üks tilluke osa kogu sellest rahatarkusest. Lõpetuseks ma tahakski nüüd siis küsida, et mis on sellised mõtted, mis sa siis annaksid nüüd noortele investeerimise osas? Tead, selle jaoks ma võtsin eile oma Instagrami lahti ja ma panin sinna kastikese ja ootasin, et inimesed mulle vastaksid, mida nemad ise endale siis sellele noorele tahaksid edasi öelda, et kui nad ise oleksid ise endale siis justkui ülekirjutamist teha. Ja öeldaksegi, et alusta kohe, ära oota, ära karda mingisuguseid valdkondi, et kas seal on karjääri teha või mitte, oleneb, mis on sinu enda soov ja huvi, et sa saad alati muuta, et mida mina julgustan just vaatama endale otsa, mitte seda, et kellele sa nüüd head meelt teed, kas tuttavatele, perele või lähedastele, et kui sa ise oled õnnetu, sellel ei ole pikka pidu, on ju. Siis üks inimene öeldi, et mida varem sa oma esimese kodu soetad, seda parem. See on jälle küsimus. Noored pigem liiguvad sinna, et nad tahavad olla pigem luus, et mitte kuskil kinni. Ja pigem renditakse. Palju vähem vastutust, aga nüüd on küsimus see, et kas sa näiteks tahad üldse kinnisvara redelile ronima hakata. See on võib-olla üks asi, mille peale mõelda. Siis
omast käest mina näiteks olin see õnnelik laps, kellele vanem oli teinud elu alustamisrahafondi, mis siis anti mulle, kui ma sain keskkooli lõputunnistuse kätte. Ja minu rumalus oli see, et ma kulutasin selle ära. Ma ostsin valged Lacoste papud, Hilfigeri pusa, ostsin mööblit koju, siis maksin ära veel ühe lähedase laenu, eks ole. Ei tiival ära, mul ei olnud sellega koos rahatarkust. Ehk et küsida endalt, kas ma olen täna rahatark näiteks. Mida see tähendab, et tekiks mingisugune säde sisse, et selles mõttes hullult uus teema, et täna siin seda teete. Siis see vaikselt kogumine, et sa ei pea alustama ainult siis, kui sul on suured summad või sul on mingi suurem palk, et kogu aeg lükkad seda aega edasi. Iga väike summa selline, aitab sind juba reebel edasi, et ka väikeste summadega on võimalik suuri kogemusi saada. Sammastest me juba rääkisime ja see meelerahufond või see puhver. Ja mina kutsun seda ülemuse metsa saatmise fondiks, et sa ei pea olema töökohal või tegema asju, mida sa ei taha ainult sellepärast, et sul on mingid kohustused, tulevikus ka, eks ole, et sa oleksid iseenda aja ja võimaluste boss, et sul oleks vabadus valida ja tegelikult see on nagu läbivalt, ükskõik kus ma käin, keda ma koolitamas käin. Ma hakkan nokkima, palju sul raha vaja on, 1 miljon, mis sa selle miljoniga teed ja nii edasi. Me jõuame sinna välja, et tegelikult, mis on oluline, on see, et sa ei oleks kuskil sundolukorras rohkem, minutit ka rohkem, kui sa tahaksid olla. Et alusta juba varakult selle puhvri kogumist. Ja täpselt see mõte, et kõik ei pruugi aru saada ja ka mõista. Ja et kui sa hakkad seda rahatarkuse teekonda ajama, investeeringutest võib-olla arutama või rääkima, just see, et mida sa lugesid või mida sa kogesid ja teised on mingi, nagu naerevad su välja, nad ei pruugigi mõista, aga või lausa mõnitavad, mis on veel kõige hullem asi üldse, mis sa saad teha. Ükski hea südamlik terve inimene, kellel on oma vaimse tervisega kõik hästi, ei hakka teist mõnitama, sest et mina rahatarkuse kogukonnas ka olen näinud, et mis ma siin väike kala on ja suurte kalade vastus mulle alati see, et ei ole olemas suuri väikseid kalu. Igal ühel on oma lugu. Et leia keegi mõttekaaslane, kes sinuga kaasa mõtleb, kas või see, et ta julgustab sind palka juurde küsima. Mitte ükski ülemus ei ela hommikust õhtuni selle mõttega, kui ta tööpäeva oma selja taga sulgeb. Oh my God, see Mari on ikka nii head tööd teinud viimase poole aastat. Peaks Madise palka tõstma. Ta läheb koju, kass on mingi oksendan vaiba peale, siis see robot-tolmuime on selle kõik laiali ajanud sinna. Võib-olla mingisugune arve, mis ei maksmata, panen tähe ja tuleb mingi kasso teada. Ühesõnaga ma liialdan sinna väga värvikalt, panen üle. Aga et sa iseenda eest tuleb seista ja see on väga okei küsida ja sa oled võrdne vestluste laua taga. Vahet ei ole. Ja mina siit tagantjärgi, mida ma õnneks tabasin varakult ära, ka õpetajatega. Sa oled võrdne, väärtuslik inimene, see, et sul on vanusenumber teine või sul on kogemuste pagas teine, see ei anna mitte kellelegi õigust sinuga halvasti käituda. Ei, et see puhver näiteks, mis on rahaline või siis see, et sul on tuttavad või sõbrad ümber, kes julgustavad ja toetavad sind, seda enam sul on lihtsam hakata vastu. Ja mitte vastu, et samaga vastata, vaid lihtsalt seista enda eest ja tehagi selgeks, et sa ei ole minu inimene. Nagu, I'm not gonna waste my energy on you, ja ma liigun edasi. Et siis ka võib-olla lihtsamini lõpetada ära selle kellelegi meeldida tahtmise vajaduse, mis mina olen täiega pidanud sellega tööd tegema. Ma tahan olla see likeable person. Ma ei taha olla see, kes on see unpopular, mida iganes see siis ka tähendab, eks ole. Mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa saad aru, et keskendu nendele kontaktidele, kes sind ka hindavad, kes sind armastavad, kes sind hoiavad, mitte need, kelle pärast sa pead, ma ei tea, mis kuradi rõngastest läbi hüppama, et siis seda tähelepanu ja seda hoolt saada. Et alusta kohe, tee endale süsteemid selgeks, maksusüsteemid ära jätta raha lauale ja siis et see suhete pidev heas mõttes kriitiline hindamine, et sa ei pea olema kohas, kus sa näed, et sind ei hinnata ega austata. Ja nagu näha, ma võin siin rahast rääkida, aga lõpuks jõuame ikka inimeste juurde. Aga suur aitäh sulle, Riin. Ma ise sain hästi palju väärt mõtteid. Ma loodan ka, et iga kuulaja pani mingi hea mõtte endale kõrva taha.